Tänase tunni teema on kolmnurga lahendamine. See tähendab, et on antud ülesanne, kus on antud mõned andmed kolmnurga kohta, mõned küljed või nurgad ja on vaja leida puuduvad küljed ja pindalad. Ja kõik valimid, mis me täna kasutame, mul on siin kirjas. Me kasutame 3 valimit pindala leidmiseks. Me ei kasuta kõik need 3, aga 3 on olemas. 3 valimit on olemas, et kolmnurga pindala arvutada. Ja need on mul siin. Kui me mingit valimit kasutame, siis ma seda valimit kirjutan eraldi lehel, kus on ülesanne. Ja veel me kasutame siinusteoreemi ja koosinusteoreemi. Mõnikord nimetatakse see siinuslauseks ja koosinuslauseks. No ma arvan, et me alustame. Esimene ülesanne on vaja lahendada kolmnurk, kui külg B on antud, külg C on antud ja beta nurk on antud. Ma võin andmed kirjutada. See ei ole kohustuslik. See tehakse siis, kui vajadus tekib. Kui on niimoodi mugavam, et andmed on ka joonisel, siis saab need andmed siia panna. Aga joonis, kui on selline ülesanne, on kohustuslik. Kui joonist ei ole, näiteks antud ainult tekstiga ülesanne ja joonist pole, siis on kindlasti vaja joonis joonistada, sellepärast et seal me paneme küljed, kus on A, kus on B, kus on C ja kus on nurgad. Kui me lihtsalt midagi arvutame ja selge ei ole, kus mis külg asub, siis see lahenduskäik ei ole korrektne. Mis on siin antud? On antud külg ja sellele küljele vastasnurk. Kui selline paar on olemas, siis on võimalik kasutada siinusteoreemi. Ja siinusteoreem, siin oli sellised 3 muru, me kasutame neist ainult 2. Sõltuvalt sellest, millised andmed on antud. Kui siin on antud B ja beta, siis ma kirjutan B jagatud sinus beta, see on esimene murd ja teine murd ma kasutan koos C küljega, sellepärast et A külg ei ole antud, aga C külg on antud. C jagatud sinus gamma. Ja siit, mida me ei tea sinus gamma. See, mida ma siin kirjutasin, see nimetatakse võrraks, see on võrre. Ja võrre lahendamiseks kasutatakse ristkorrutis. Ja ristkorrutis me kirjutame ühel pool see, mida me tahame leida. Me tahame leida gammat, nurk gamma, aga alguses me leiame selle nurga sinus gamma ja pärast juba gamma ise. Ja sinus gamma leidmiseks me peame risti korrutama need andmed ja jagama selle küljega, mis on selle sinus gamma risti. Vot see on ristkorrutis. Arvutame sinus gamma. C asemel ma panen praegu 12, beta asemel 82 kraadi ja B asemel 15. Kui ma arvutan sinus beta, siis ma peale koma võtan 4 numbrit. Kui ma võtan vähem, siis liiga ebatäpne vastus tuleb meil. Sinus 82 kraadi võrdub 0,9902. Ja seda ma korrutan 12-ga, jagan
et miks mul on, korrutan 12 ja jagan. Ta mulle ei korruta. 12 korda 0,992. Ahah, vot nüüd. Ja ma jagan 15. Vastuseks peab tulema ka kümnendmurd, mis on väiksem kui 1. Ja siin ma võtan ka 4 numbri peale koma. Praegu ma arvutasin, et sinus gamma võrdub 0,7921 ja siit gamma leidmiseks ma kasutan kalkulaatoris nupp sinus -1 ja leian gammat. Gamma on 52,4 kraadi. Gamma leidnud. Nüüd me leiame nurk alfa. Igas kolmnurgas nurkade summa võrdub 180 kraadi. Ehk kui me liidame alfa pluss beta pluss gamma, me saame 180 kraadi. Kuna me teame betat ja gammat, siis alfa leidmiseks me 120 lahutame 82 ja 52,4 ja saame teada kolmas nurk. Nelikümmend 5,6 kraadi. Ja nüüd, mul siin väga palju ruumi ei ole, aga ma jätkan siin, et me leiame nüüd külg A ja külje A leidmiseks me kasutame jälle siinusteoreemi. Me saame ka kasutada koosinusteoreemi, aga praegu harjutame natukene seda siinust. Ehk siin on meil valik, kas kasutada siinusteoreemi või koosinusteoreemi. Alguses meil valikut ei olnud. Kui ma tahan kasutada siinusteoreemi, siis ma võtan külg A ja külje A vastasnurga siinus. Ja võtan näiteks külg B ja B vastasnurga siinus. Ja siit me ei tea A ehk me ristkorrutisega leiame A. 15 korda siinus 45,6 kraadi. Mul siin väga hästi ei mahu kahjuks. Ja jagatud, mul on viga siin, mitte B, aga sinus beta. Aga sinus beta on juba arvutatud, see on 0,9902. Ma jätkan siin, A võrdub. korda miinus 45,6 ja me jagame 0,9902. A võrdub 10,8. No siin ühikut ei ole, me ei tea sentimeetrit. Nüüd on kõik nurgad ja kõik küljed leidnud. Viimasena on vaja leida pindalad. Ja pindala leidakse niimoodi, et võetakse kolmnurgas üks külg, teine külg ja nende vahelise nurga siinus. Et kõige mõistlikum siin kasutada sellist valemit. Mis külg võtta või küljede paar võtta, me võime siin igaüks teha oma valiku, et
näiteks see külg ja see külg, siis selle nurga siinus või see külg ja see külg korda selle nurga siinus või siis see ja see korda selle nurga siinus. Tuleb sama vastus. No näiteks ma võtan külg A, külg B ja siinus gamma, aga pean veel lisama üks kahendik ees, sest et valimis see üks kahendik olemas. Ma panen nüüd kõik andmed ja arvutan. Ja gamma oli 52,4. Kui üks kahendik ei meeldi, 0,5 saab asemele panna. Mul tuli 64,2 ühikut ruudühiku. Ja sellega see ülesanne tehtud. Liigume edasi, järgmine ülesanne. Nüüd on antud võrdhaarne kolmnurk ja haared on 8 cm. Tippnurk on 35 kraadi ja on vaja lahendada seda kolmnurka ja arvutada kolmnurka pindalat. Kuna siin joonist ei ole, seda joonist on vaja teha. Võrdhaarne kolmnurk tähendab, et kaks külje tal võrdsed. Mul kahju siin ei ole joonlauda. Et 8, no näiteks on A. Tippnurk on 35 kraadi. No, siin on alfa ja alfa ja olgu see on B. See on minu tähistus. See vabalt võiks olla mingi muu tähistusega. See tähendab, et meil on vaja leida alfad, B ja kolmnurga pindalad. Sinusteoreemi me saame kasutada siis, kui meil on paar külg ja vastasnurk. Siin ei ole sellist paari. Me teame külg, aga me vastasnurka ei tea. Ja siin me ei tea seda vastasnurka või siis B me ei tea, aga nurk teame. See üks variant me võime kasutada siin koosinusteoreemi ja teine variant me võime tegelikult seda alfat arvutada ja kasutada sinusteoreemi. Siin ei ole niimoodi, et üks variant lahenduse käik on õige. Siin on väga palju tegelikult varianti, kuidas alustada. Teeme niimoodi, et leiame siin alfa ja kasutame sinusteoreemi, sest et meil on veel seal võimalusi kasutada koosinusteoreemi. Harjutame natukene seda sinusteoreemi. Alfa leidmiseks teeme nii. Me teame, et igas kolmnurkas nurkade summa on 180 kraadi. Üks nurk on 35 kraadi ja ülejäänud kaks alfa ja alfa, nad on võrdsed. Miks nad on võrdsed? Sellepärast, et see kolmnurk on võrdhaarne. Need küljed on omavahel võrdsed ja alusnurgad on ka omavahel võrdsed. Kaks alfa võrdub 180 kraadi miinus 35. Kaks alfa võrdub 145 kraadi jagatud 2. Alfa võrdub 72,5 kraadi. Nüüd kasutame siinusteoreemi. A jagatud siinus alfa võrdub B jagatud siinus
35 kraadi või beta, no aga kuna siin ei ole tähistust beta, siis ma võin lihtsalt panna 35 siia. Siin puudu B. Ristkorrutisega leian B. A ja siinus 35 kraadi ma korrutan ja siinus alfa, sellega ma jagan. Panen kõik andmed sisse. 8 korda siinus 35 kraadi ja siinus 72,5 kraadi. Teen vajalikud arvutamised. Kui ma arvutan siinus või kosinus, siis ma võtan peale koma, alati esimene on 0, 0, koma ja 4 numbri. See on väga tähtis, sest et kui te võtate 1 või 2, see ei ole piisavalt täpne meie jaoks. B on 4,8. Ma arvan, et ma ümardan kümnendikuni. Mitte arvan, aga siin on kirjas, et on vaja ümardada kümnendikuni. Ja siin on ühikud on olemas, siis see on sentimeetrites. Nüüd alfa leitud, B leitud jäi ainult pindala. Ja pindala arvutamiseks kasutame see sama valem, mis eelmises oli. Me võtame külg, külg ja nurk. Mina võtan just seda paari, sellepärast, et see kõik on antud. 1 kahendik korda 8 korda 8 korda siinus 35 kraadi. Arvutan. Kui me ümardame, siis see on 18,4. Jah, pindala on ka arvutatud ja me tegelikult peame vastus kirjutama. Eelmises mul lihtsalt ei olnud ruumi, aga vastus on ikka vaja lõpust kirjutada. Et kõik, mis oli küsitud, me siin kirjutame. Ja see on kõik siin. Mul siin natukene ei ole näha. Ma kohe seda parandan. Natukene tõstan siia. Miskipärast ei taha ta liigutada need. Jäi. Vaat. Rööpküliku küljed on 10 ja 12 sentimeetri ning üks nurk 70 kraadi. Arvuta rööpküliku pindala. Ja vastused on vaja kümnendikuni ümardada.
Rööpkülik, mis kujund see on? See on selline viltu ristkülik. Küljed on siis 10 ja 12 ning üks nurk, see on siis see, on 70 kraadi. Mina lisan juurde siin diagonaali, sest et meie teema on kolmnurga lahendamine, jah? Rööpkülik on nelinurk, aga iga nelinurk saab jagada kolmnurkadeks. Ja diagonaaliga ma seda teen. Nüüd on kolmnurk. Ja vaatame, mis me saame siin teha. Kas me saame sinusteoreemi kasutada või ei saa sinusteoreemi kasutada. Sinusteoreemiga oli niimoodi, et meil oli vaja teada paari. Külg ja vastasnurk. Ja kui sellist paari ei ole, siis me sinusteoreemiga ei saa midagi siin teha. Ja kui me sinusteoreemiga ei saa midagi teha, see tähendab meie jaoks, et me peame kasutama kosinusteoreemi. Siin on vist just see olukord, et me ei saa kasutada sinusteoreemi, kuna ainukene nurk, mis on antud, selle vastas on külg, mis me ei tea. Aga kosinusteoreemi saame kasutada nii, et ma tähistan, et olgu see diagonaal on C. Diagonaal on C ja C leidmiseks kasutame kosinusteoreemi. C ruudus võrdub teine külg ruudus pluss kolmas külg ruudus. Need küljed, mis me teame, ja? Miinus nende kahekordne korrutis ja korda nende vahelise nurga kosinus. Ehk kolmanda külje saab leida, kui ülejäänud kaks küljed on antud ja nende vaheline nurk ka on antud. Arvutamine käib niimoodi, et me arvutame kosinus 70, korrutamine teeme, ruudus võtame ruudus ja viimasena liidame ja lahutame. Kosinus 70 kraadi null koma 3420 ja me korrutame seda 2, 10 ja 12. Ma arvutan edasi. Kümme ruudus on 100, 12 ruudus 144 ja see terve see korrutis on 82,08. Ma praegu ei ümarda, ma ümardan, kui ma saan lõppvastuse. See ruudus võrdub 161,91 ja C võrdub ruutjuur sellest arvust võtan. Kaksteist koma 7 sentimeetri on C.
Aga miks me üldse leiame seda C-d? Mis meil vaja siin arvutada? Meil on vaja arvutada rööpkülgu pindala, aga pindala jaoks meil see C ei olnud vaja. Lisame siin juurde küsimuse, et diagonaali ka. Ma ei ole vaadanud kahjuks, et siin ei ole vaja seda, aga niikuinii seda kosindustääriumi vaja harjutada ja siin me seda tegime. Rööpkülgu pindala, kui ei mäleta valemi, siis põhimõtteliselt kolmnurga pindala valem sobib siin ka, sellepärast, et rööpkülg koosneb kahest võrdsest kolmnurgast, üks ja teine. Ja kolmnurga pindala valem me teame, et kolmnurga pindala valem, see on siis 1/2 korda 10 korda 12 korda siinus 70 kraadi. Aga kui me võtame rööpkülgu pindala, siis meil on sellised kaks kolmnurga ehk seda kolmnurga pindalat me korrutame kahega. Ehk see 1/2 seal kaob ära. Arvutame. Vaata 12,8 sentimeetrit ruudus. Siin tegelikult oli lihtsam ülesanne, et see ei olnud vaja leida. Noh, kui lisada üks juurde küsimus, siis seega on ka siin tegemist. Liigume edasi. Nüüd võib olla kõige raskem ülesanne ja mis võtab kõige rohkem aega. On antud joonis. Joonisel on kõik mõõtmed antud. Ja see on viisnurk, mis on antud. Ja meil on vaja leida selle viisnurga pindala. Aga me viisnurga kohta mingisugused valemid ei tea. Me kasutame alati kolmnurgad, et lihtsalt jagame, kui on nelinurk, viisnurk, kuusnurk, me jagame seda kolmnurkadeks. Ja me võime siin jagada nii, et mõistlikum, kuna nurgad on antud siin ja saame arvutada ka siin, siis mõistlik mitte jagada need nurgad sellise joonega, ja? Aga jagada nii, et ühendada E ja S ja H, siis meil on esimene kolmnurk, teine kolmnurk ja kolmas kolmnurk. See nurk, mis siin on 70 kraadi, kuna kokku siin on 180 kraadi ja kui see nurk on 110 kraadi, siis jagu on 70. Ehk praegu võtame kõigepealt esimene kolmnurk. Kas me võime kohe arvutada selle kolmnurga pindala? Ma arvan, et saame küll, sest et me teame külg ja nende vahelist nurka. Ehk esimese kolmnurga pindala võrdub 1/2 korda 150 korda 120 korda siinus 45 kraadi. Arvutame.
ma siin ümardan. Ja esimese kolmnurga pindala on 6364 ruutmeetri. Samamoodi saab teha kolmanda kolmnurgaga. Sest et siin on ka antud külg ja vaheline nurk. Ma arvutan. Kolm, 5, 9, 4,3 meetri ruudus. Ehk esimene kolmnurk, kolmas kolmnurk, see on nagu ühe valimiga tehtav. Aga teise kolmnurgaga nii lihtne ei ole, sest et nurgasid me ei tea. Me teame ainult üks külg. Ja kui vaadata valemid, ma näitan need valemid, siis praegu see valem ei sobi, kuna me nurka ei tea. See valem ei sobi sellepärast, et me ei tea kõrgust. Aga kui seda esimest valemit vaadata, siis siin kasutatakse ainult küljede suurused. Ja võib-olla on mõistlik leida kõik küljed teises kolmnurgas. Ehk kui me leiame, paneme, et see on A ja B, äkki me leiame A ja me leiame B. Kuidas saab A leida? See A, see on teise kolmnurga külg, aga see on samas esimese kolmnurga külg. Ja me võime kooslusteoreemi järgi leida seda A-d. A ruudus võrdub 150 ruudus pluss 120 ruudus miinus 2 korda 150 korda 120 korda koosinus 45 kraadi. Koosinusteoreem, mis me juba teiega proovisime teha. No siin on ainult arvutamine. Mul tuli 11 444,15 ja sellest arvust on vaja ruudjuur võtta. A võrdub 106,97 ehk 107 sobib meile ka. 107 meetri, samamoodi teeme B-ga. Aga me kasutame B leidmiseks, me kasutame kolmanda kolmnurga. 90 ruudus pluss 85 ruudus miinus 2 korda 90 korda 85 korda koosinus 70 kraadi. Arvutame. B ruudus on 10 092 ja B ise
100,45. Nüüd ma vaatan seda teise kolmnurga. Mul on siin. Mulle siin ruumi ei ole, ma kasutan järgmine leht. Huvitav, et siin ei ole seda. Ma siin panen seda sama joonist. Ja see oli 107, see oli 100. No ümardame. Ja kasutame see esimese valemi pindala arvutamiseks. Selle nimetus on Gironi valem. Ja pindala võrdub P korda P miinus A korda P miinus B, P miinus C, kus P on pool ümbermõõt. Arvutame kõigepealt pool ümbermõõt. Ja S võrdub, paneme kõik kokku. Oi, mitte saada. Korrutame läbi. Ja kui me arvutame ruutjuur sellest arvust, siis me saame 2951,4 meetri ruudus. Ja meie eesmärk, see oli siis kolmas kolmnurk, või teine, vabandust, teine. Ja terve selle Tehisjärve pilda on siis esimene pluss teine pluss kolmas. Esimene, ma ei mäleta juba, 6364. Teine 2951,4. Ja kolmas on 35943. Kokku 12.
1909,7 vist ligikaudu 12,90 meetri ruudus. Selline ülesanne. Mahukas, aga mitte väga raske. Selline keskmine. Eksamil sarnane võiks olla, aga mitte nii mahukas, et see ei võta nii palju aega. No ja viimane ülesanne täna. Ma ei tea, kas on näha, ma siin kirjutan. See on 60 kraadi. See on 38 meetri. Ja siin on 56,7 meetri see külg. Ja mis on vaja leida? Arvuta Pisa torni kaldenurk joonisele antud andmete järgi. Siin on nurk alfa, ehk see alfa ongi vaja leida ja alfa leidmiseks meil on tegelikult kaks teoreemi. Meil on kosinus-teoreem ja meil on sinus-teoreem. Me võime kasutada siin sinus-teoreemi. Isegi kosinus-teoreemi me siin kasutada ei saa, kuna meil on üks külg ja vastasnurk. Eks selline paar kui olemas, siis sinus-teoreemiga saame hakkama. Ja veel mida antud, meil on antud see külg ja siis me võime leida selle külje vastasnurk. Me ei saa praegu alfat leida. Me leiame gammad. Kirjutame võrra. 38 jagame sinus gamma. See on siis see paar. Ja nüüd see paar. 56,7 jagatud sinus 60 kraadi. Ja siit me leiame sinus gamma. Ristkorrutisega. Null, 5, 8, vabandust, mul siin laps küsib asjad. Ja gamma leidmiseks me sinus miinus 1 võtame kalkulaatoris ja arvutame. Gamma võrdub 35,5 kraadi ligikaudu. Ja siis alfa võrdub 180 kraadi miinus 60 kraadi ja miinus 35,5 kraadi. Nii me võime arvutada, sellepärast, et kolmnurgas nurkade summa on alati 180 kraadi. Muidugi me võime kasutada ka sinus või kosinus-teoreem, aga mõtet ei ole, kuna kõige lihtsam variant kolmanda nurga leidmiseks just selline. Ehk vastus, et see kaldenurk on 84,5 kraadi.